Let's go. Palju õnne, Maia-Liis. Palju õnne, Maia-Liis. Palju õnne, kallis Maia-Liis. Õnne soovime sul. Issand, kui ning täpselt nii saigi alguse minu imeline sünnipäev. Kuid see ei ole veel kõik, sest minu sünnipäev kestis lausa terve nädala ning nende päevade jooksul sain ma kogeda karget külma talisuplust, lõõgastavat puhkust Saaremaal Grand Rose Spa hotellis ning muidugi selle kõige lõpetuseks ühte unustamatut sünnipäevapidu koos kõigi oma sõprade ja kallite inimestega. Aga ilma pikema jututa lähme vaatame, kuidas see kõik kulges. Sa pead Maia-Liis kõik ära sööma, vaata. Ei, no problem, reaalselt. Nii ilus. Mul on siin mingi paar väga nunnut ja armsat kiitust, mis ma tahaks teiega avada. Ma olen nii õnnelik, ma nagu mõtlen ka seal hommikul hambaid pestes, et kurat, ma olen ikka nagu nii vedanud elus. Ma olen nii tänulik sellele, mis mul on. Mul on siin üks pakike sisumaja poolt. Ma tean, et oli ma sünnipäeva päkapikult küsisin, et mul üks asi, mida mul läheks vaja, oleks vöö. Oi, kui täpselt selline, mida ma tahtsin. Ägeda pakliga. Nii, aga nüüd tuleb kõige suurem kingitus. Kas see on sinu poolt? See on minu poolt. Mul oli vaja kotti, mul oli vaja vööd. Aitäh. No, ma veepudel sisse või? Maia ütles, et koti kriteerium on see, et pooleliitrine veepudel peab sisse mahtuma. Jaa, sest hydrated, noh. Issand, kui nunnu ju, vaata. Täiega ilus. Täiega ilus. Issand, Allo, nii igatahes. Tegin endale väikese meigi ja nüüd me läheme talisuplema. Õues on ka mega ilus ilm, päike paistab. No vaadake, päike paistab. No nii, oleme siin Harku järve ääres, kus me oleme päris palju käinud talisupplemas. Täna -8 kraadiga teeme ikkagi niimoodi nagu õigesti tehakse sellist hardcore viisi. Õnneks kindlad on käes, Mihkel on olemas, paneme küüned peale, siis saabki pilti teha. Ja no vaadake, see ilm on lausa tellitud. Mihkel, kas sa tellisid nii ilusa ilma? Ja palju õnne sünnipäevaks, mina tellisin. Nii, Maia, mis sa teed? Kõigepealt ma nüüd valmistan koogi ette ja teen kõik sellised asjad ära, et siis kui ma võtan riidest lahti, ma saan minna kohe suplema. Oleme nii, et võtad jopp ära ja nüüd kohe võtta. Muidu hakkab külm. Varem need samad küüned, mis hommikul oli. Siia peale 2 ja teine 2. Näeb hea välja või? Ja nüüd me võime minna täitsa. Võtan paljaks ja lähme. Jah. Oled sa valmis? Tehtud. Tart on siin, vette kukuda. Päeval oli küll siin tunne, et aga kurat tahaks tordi vette kukutada. Ja tegelikult läks hästi. Ütleme nii, pikka aega pole talisuplamas käinud. Teadsin, et arvatavasti see tunne on väga... Aga siis nüüd on päris hea olla. Pildid olid, ma arvan, head. Tulid see pildid head? Tulid head. Said erinevaid asju teha. Oled ka täiega manus. 22! I love it.
aastapäev, sünnipäeva laps. Sa võtta veel üks laps. No nii, Joe, kallid vaatajad, täna on kell õhtuks saanud ja nüüd me hakkame mängima mängu. Mis sa arvad, kes võidab? Mina arvan, et nagu ikka, mina võidan. Mis sa arvad, kes võidab? Võidavad kõik peale Mihkli see mäng, ma arvan. Täna võidab Maia. Aga tegelikult mitte. Mina või Kris? On minu pakkumine. Astan jõudis koju. Lõpuks ometi. Mis sa arvad, kes võidab? Ma arvan, et Mihkel võidab selle Katani mängu. Nagu ma ütlesin. Vana vastus. Kes see võitis? Igatahes võitis Mihkel. Seal laupäeva õhtuselt lõhnavad kased, kui nendesse vajutad hõõguva näo ning pühapäev hinges sind uskuda laseb, et õnne vaid kauguses kukuvad käod. Keeruta, lennuta, lina. Me oleme nüüd jõudnud ühe proovi peale. Nii ere päike on, ma ei ole seda ammu näinud. Nii mõnus. Ilm on imeline, vaatad, siia olid ka imelised. No täitsa lõpp nagu Kreekas oleks. Mõnus, soe on. Ja kuhu me siis lähme, Maia? Miks me oleme praami peal? Me lähme Saaremaale. Mihkel organiseeris meile Grand Rose spaasse mineku, kuhu ma olen tegelikult päris pikalt tahtnud minna. Ja üldse Saaremaale spaasse minek tundub ka nii mõnus, et sa lähedki reaalselt teisele saarele, kus puhata. Ma olen kuulnud, et Saaremaal jääb aeg täiesti seisma. Jääb, kindlasti jääb. Nii et, aga mis me siin ikka teid hiisime? Ma arvan, et huvitavam osa asub seal teiselt pool. Nii valgid ja kuluvad ruttu, et linalakk neidu saab püüda ei saa. Nii, me oleme jõudnud see Grand Rose spa ette, nii et lähme sisse, võtame toa. Ma tahaks minna... Oled sa käinud varem või? Ei ole, ma ei ole üldse Kuressaares käinud nagu spaas või Saaremaal spaad. Wow. Vaata, Mihkel, siin on klaas, on nagu vannitoa ja magamistoa vahel. Wow. Nimelt ma saan hästi rääkida, kui sa seal vahepeal istumas käid. Ma ei käi kunagi istumas kuskil. Väikene šampanja. Ja siit saab sellele toredale tedile listada. Äge. Ja siit on ilus vaade Saaremaale. Saarema! Okei, aga tead, mis arvad, kui võtame need hommikumantlid, paneme selga ja lähme lõõgastume veits? Või teeme ennem trenni? Siin on see spaala ja Maia on spordiriietes. Mihkel on ka spordiriietes. Siin peaks kuskil jõusaal olema, aga siin on ainult spa praegu. Privaatne jõuks. Ja sellise väga normaalse suurusega jõusaal. Teeme trenni, no. Teate, üldse ei ole motivatsiooni teha trenni praegu. Eriti kui siin nagu reaalselt aknast on näha, kuidas mingid tüübid ujukate väel chillivad, käivad saunades ja värki ja meie peame siin higistama. Aga ainus asi, mis mind praegu motiveerib trenni tegema on see, et homme on massaaž. Ja massaaž hitib kõige paremini, kui su lihased on trennist valusad. Seega parem oleks, et homme ma tunnen seda pingutust, mis sa täna pingutust, mis ma täna tegin, seda reboardi. Oleme jõudnud jõusaalist tagasi. Mida muud peale jõusaali juua kui šampust, mis meil on siia jäetud. Nii et peame lahti. Siin on sulle. Aitäh. Või minu maga. Jep. Alkoholivaba, sest et Maia on karsklane. Aga tavai, meie väikese puhkuse terviseks. Wow! Suur aitäh, Grand Rose ning meie puhkuse terviseks.
Me oleme alles Maie sünnipäeva nädala keskel. Homme on veel meil igasugused tegevused siin Saaremaal, aga kui me läheme tagasi Tallinnasse, siis Maial tuleb veel suur sünnipäevapidu koos kõikide sõpradega. Nii et kindlasti vaata lõpuni. Väga põnev tuleb. Aga meie nüüd joome siin šampust ning lähme spaasse. Aga spaad näitame teile juba homme. Ja tulime ühte väga huvitasse pubisse. Siin on päris hea püks, mis on päris hea välja. Vaadake, reaalselt see on nagu rebitud liha. Tundub ülinais. Mekime. Sopois. See näeb väga mahana välja. Väga hea. Korralik tükk, natuke salatit. On hea. Ja üks burger maksis 8,90. Koos friikatega. Koos friikatega. Mõnus Villem. Hea söök, hea teenindus, aga pakkuge kraanivett ka. Minu arust iga õige restoran, kohvik peaks pakkuma tasuta kraanivett. Tere hommikust, rahvas! Me läheme nüüd sööma. Ja minu arust hotellide puhul on määravaks see, kui hea on hommikusöök. Minu jaoks on see, et ma võin olla mingi täiesti suvalises hostelis, aga kui söök on hea, siis mulle väga meeldib. Aga siin, kuna see on ikkagi see äge hotell, siis siin ma eeldan väga head hommikusööke. Saigi nüüd võttud siit igasugust värsket kraami, aga maitseme, kuidas see siis maitseb. Taluvõiud jumala äge. Ma ütleks, et siin oli äge see, et sa said nagu näha, kuidas kokk süüa teeb. Väga normaalne hea söök. Aga mis siin on äge, on see, kus me sööme. Et siin siuke vanaaegne keldrikorrus. Ja siin on täiega hubane kuidagi. Et minu arust siin hotellis see peamine müüginumber ongi see, et siin on täiega hubane. Nagu siin on täiega kuidagi chill, mõnus ja hubane on. Põhimõtteliselt me läheme nüüd massaaži. Grand Rose on meile kinkinud mõnusa 30-minutilise duaalmassaaži, mis tähendab, et me oleme Mihkliga samas ruumis ja 2 massööri teevad meil samal ajal massaaži. Oled sa kindel, et üks ei tee niimoodi, et ühe käega mulle, teise käega sulle? Jah, ma olen kindel, Mihkel. Muideks, siin on spa. Siia tuleb aga pärast, sest peale hommikusööki me jäime lihtsalt tuttu. Vaadake, siin on ülinaljakas, et siin on see spaala, siin on see, kus sa saad nagu süüa ja siis siin on nagu ülipalju sükseid uksi ja meile mõtlesime, et mille jaoks need kõik uksed on mõeldud ja nüüd ma saan aru, et seal saab massaažis ja hoolisustes käia, aga nüüd meil on vaja oma massoori üles leida. Väga hästi, täiega mõnus oli. Nüüd on nii chill olla. Aga nüüd lähme edasi juba spaasse. Yeah. Nii, teeme kiire spa-tuuri. Soe bassein, natukene jahedam suur bassein. Snäkid, elusad snäkid. Suured elusad snäkid. Saun, külmvesi, ehmatav külmvesi. Ning siin on puuküttega õuesaun, kuid see on ainult õhtul lahti. Lähme soe tagasi. Kutid meile jõudis burger. See on minu burger, kus Mikkel ütles, et tal ei ole kõht. Kuule, kahvli toodi ka. See on minu burger. Sa ütlesid, et kui ma tahan, siis ma võin võtta. Jaa, ma ütlesin, et kui mul saab kõht täis, siis sa võid võtta. Aga siin on väga huvitav. Siin on friikatele kaste, pluss nagu mingid hapukurgitükid, mida on väga mõnus friikatega süüa. Davai, head isu. Head isu. Tavaliselt spa-kohvikud ja toit on mingi suvaliselt mingi friikad ja suvalise pihviga burger, aga see on nagu väga hea purks, see on selle päris veisilihaga. Ei, väga hea on. Käsitööpurks. Aga me lähme käime nüüd kõikides nendes saunades, mis me teile näitasime. Ja siis edasi lähme juba, ma arvan, kuskile Saaremaale sööma.
me natuke jalutasime ja siis me sattusime sõbralt sõbrale juurde ning seal ringi vaadates Mihkel leidis endale ühe perfektse lauaplaadi. See on 80 sentimeetrit korda midagi ja pealaud, nii et kohe hakkab tulema palju rohkem kausid videoid, ma saan lõpuks normaalsemalt monteerida. Minu arust see on lihtsalt nii naljakas, et Mihkel ostab Saaremaalt endale laua, mille me siis pärast mandrile viime. Aga väga äge. Kuidas nii ilus on ja kumer? Nagu perfektne. Ta on reaalselt nagu perfektne kindlus, aga ma olen tunne, et see mingi ei poolt ehitatud, see ei ole Kiviaja inimest seal ehitasid. See ei olegi Kiviaja, see oli keskaeg. No kivist ehitatud ja raudselt oli Kiviaja. See oli keskaeg, Mihkel. Aga jah, see on väga perfektne kindlus nagu. Nüüd saab lasta vaenlast. Jumala tuuline on. Täiega külm tuuline. Ning peale jalutuskäigu sõitsimegi tagasi mandrile. Ning nüüd on meil ülesanne enne homset pidu teha valmis üks sünnipäevakook. Okei, ma olen basic, ma teen küpsisetorti, aga ma teen väga erilist küpsitorti, kuhu ma teen ise külmutatud marjadest hapuka moosi, šokolaadi glasuuri. Kuna mul hea sõbranna Maiki on laktoosi talumatu, siis talle ma teen väikese laktoosivaba koogikese ning üldse kook tuleb mul väga hapukoorene, sest minule väga maitsvad hapukoorekoogid. Peale paneme ka kookoshelbeid, teeme valge ja pruuni küpsise segu tordi. Ma tahan, et see moost oleks pigem hapukas, seega ma valisin mingi marjasegu, kus on palju must ja punasõstraid. Ma tean, et see, mis ma teen, võib tunduda natuke illegaalne, sest ma teen muidu ristküliku kujulise koogi täna ümmarguseks. Palun teeme nii, et see ei ole vajunud laiali. Palun teeme nii, et see pole vajunud laiali. Kutid, vaadake. See ei olegi vajunud laiali. Ma arvan, et nüüd ma panen siia peale minu ülejäänud kreemi ja siis korraks veel külmkappi ja siis samal ajal teeme šokolaadiglasuuri ka valmis. Paneme kõik kreemi siia ära. Ja ma nüüd siin ajan ta mõnusalt laiali. Nii, ja nüüd paneme sinna koogi peale selle šokolaadi glasuuri. Ja pärast mul on ka valge glasuuri. Ma kirjutan sinna peale Maia Liis 22. Nii, nüüd on see aeg peost, kus on jäänud 2 tundi peoni, ma olen täiega stressis, mul sai just ka huud valmis. Nüüd ma andsin Mihlile ülesande, mis ta peab tegema, aga tegelikult peaks olema nagu rahulik, nautiva protsess, eks ole. Aga ma ei saa niimoodi, ma olen alati nagu jumala mingi, nagu kõik asjad on vaja valmis teha. Aga kui inimestel on tore, siis peol on tore. Kõigepealt ma peaksin aru saama, kas ma peaksin juustega käima pesus või mitte. Vaatame. Kunksmoor!
nii, aga ma räägin teile üldse natukene sellest plaanist, mida me täna teeme. See ei ole täiesti tavaline sünnipäev, vaid see on teemapidu. Täpselt ma lasin vaadata igal külalisel läbi selle video, mis vähemalt minu jaoks oli väga mind-blowing video, kui ma seda vaatasin. Sellepärast, et ma sain tänu sellele aru, miks mina suhtlen nii, nagu ma suhtlen ja miks mingite inimestega mul on lihtsam suhelda ja mingite inimestega mul on keerulisem. Ja kuna mu sünnipäevale tuleb inimesi väga paljudest erinevatest valdkondadest, tuleb sisuloojaid, vanu sõpru, uuemaid sõpru, siis ma mõtlesin, et ma tahaks, et inimesed ei oleks oma mingites kindlates gruppides, vaid pigem rohkem seguneksid. Ehk siis ma lasin kõigil panna ennast riidesse oma värvis ja siis ma jagan nad ka gruppidesse ja siis paar võistlust tulevad kohe alguses, mis on nagu nendes gruppides. Tegelikult üks võistlus. Seal on ikkagi see, et kui mina ja sina näiteks ei teaks üksteist üldse, aga mul on punane seljas, sul on punane seljas, siis on nii palju lihtsam rääkida, sest meil juba on midagi ühist. Ja kuidas üldse teada, mis värvi sa oled, siis videot vaadates on hästi lihtne, see analüüsib neid värve natuke nagu sügavamalt, aga ka selle tabeli järgi, seal on küll kaks nagu switchitud, et üks roheline sinine nagu valedes kohtades, aga selle tabeli järgi saab päris lihtsasti nagu aru, et kes sa oled ja mis värv sa oled. Aga speedrunime nüüd endale ühe mei. Nii, mul sai just meik valmis ja kohe ma näitan teile, kuidas käitub juukseid meiki nähes üks tore mees. Tšau! Kuidas ma välja näen? Imeline! Päriselt? Väga ilus. Päriselt? Jaa. Aitäh! Nii, ma nüüd teen tuuri. Kõigepealt meil on mõnus aedvilevaagen pluss tipigaste, suur kaus popcorni, külmklappos joogiga, mingi joogid on meil ka siin. Ning tegelikult olemegi valmis, ma sain ilusti rääkida ära Gerhardi, kes läheb pitsatele järgi, mis on suurepärane, sest siis ma ei pea mõtlema sellega, et oh my god, kus pitsad tulevad, kuidas, mida, vaid Gerhard ilusti läheb, toob pitsat järgi ja pitsad tulevad meil seekord ka badass pitsalt. First guests are here. Maia-Liis, vaata palun. Maia-Liis. Kas sa oleksid palun minu sõbranna? Nii paneme selle sõrmuse ka sõrme. Ei, mul on mitu. Jõudsimust ette. Nii. Siis sa pead nagu oma sõrmust ka vaata näitama. Põhimõtteliselt me oleme kihlatud. Selles mõttes, et see on väga hea märk Mihklile, et kui mind ta kiiresti ära ei võta, siis võtab keegi teine. Me oleme nii kaua kihlatud, kuni Mihkel selle katkestab. Nii, nüüd me teeme sellist mängu, kus inimesed peavad oma paarilise leidma. Nii, mis juhtus just? Badass Pizza saatis meile just 18 mega nunnud pisikest pizzat. Seega nüüd lähme jagame, lähme sööme. Aitäh Badassile, nad teevad täiega head pizzat. Sa reaalselt me tellime seda kogu aeg Kristiine keskusest, väga meeldib. Nii, veel natukene. Seda teen hea. Kuule, ma kirjutan enda nimesi siis või? Jaa. Mis on su lemmik mälestus Maiaga? Malta reis. Ka Malta reis vist. Ka Malta reis. Aga mõtlen, kui me käisime kanuutamas praegu või seal supitamas. Siis kui me eile CS-i mängisime. Uue aasta koos vastuvõtmine. Koos elamine. Ma arvan, et talitsuplus. Ma arvan, kui me sõitsime Maia isaga ja auto ei sõitnud väga hästi, et me panime kraavi. Panime mingi, mis oli lasteajas oli see meil algi. Mis on sinu lemmik mälestus Maiaga? Võib-olla äkki Maia sünnipäevapidu, kui me olime Võsul. Äkki need tutvustas Katani mulle.
kui me eesime supitamis, oli lahe ja tegelikult kogu praktika ka. Väikese tormiga supitamine kindlasti. Tegelikult see on haige. Räigelt, aga... Mihkel, mis on sinu lemmikmälestus Maiaga? Mul on viimased 4 aastat on lemmikud olnud. Mihkel, tee klass sellest. Oota. 1-10. Päriselt? Mida 1-10? Aasta rikub kugi ära. Ei! Okei, järgmine kord. Järgmine kord. 22. Let's go! Palju õnne sulle, palju õnne, kallis Maia. Õnne Ja vaatame kas nüüd see, et Gerhard ütles, et see kook on täielik pask enne. Vastab ka tõele. Ma olen söönud kordades halvemaid. Et see on nagu ikkagi nagu hea. Väga hea. See ei ole kõige halvem. Ei, see on väga hea. See on hea. Ei, saad aru, see on hea. Ma lihtsalt otsin probleeme, aga see on hea. Tšau! Nüüd me võistleme, kes teab mind kõige paremini ja kellel on kõige rohkem õnne taipu, sest me teeme kohe ka huuti. Võite kohe praegu pakkunna kommentaariumis oma pakkumised, kes kõige paremini hakkama saab. Mihkel ei mängi muideks, et oleks huvitavam, aga hakkab pihta. Ma olen geenius. Teine. Trista. Nüüd on vaba kava. Sauna läheb vaim. Hakkab jooma. Nii saigi läbi üks ilusamaid sünnipäevanädalaid. Olen nii tänulik, et mul on nii armas pere ja sõpruskond, kelleta poleks uue aastakese tähistamine pooltki nii ilus. Musid kallid ning näeme juba järgmises videos. Tšau!